Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere hea Matchpalli saate kuulaja. Järjekorras 10. Matchpalli podcast on meil täna eetris. On 5. august, esmaspäev. US Open on veel mägede taga, aga tennisejutud siin ei peatu. Meie stuudios on täna külaliseks mees, kes tenniseringkondades ilmselt tutvustamist ei vaja, kes teavad Kaia Kanepit või vendasid Brianit, teavad kindlasti ka füsioterapeut ja füüsilise ettevalmistuse treenerid Indrek Tustitit. Tere! Tere! Ja minu kaassajuhina on koha sisse võtnud, nagu ikka, Riho Kallus. Tervist! Rääkige mehed teie viimase nädala aja tennise tegemised, millised on olnud? Kui sa alustad minust, siis minu tennise tegemised viimased nädal aega on 0. Et ma pigem olin oma teise selle nii-öelda siis hobiga olin Tartus Magnus Kirdiga. Magnus on hobi ja Kaia on töö. Kaia läks ära. Viimased aastad on jah, nagu kergejõustik nagu läinud, eks nad on ikkagi 50-50, et ei saa öelda, et üks on rohkem kui teine, aga tennis on võtnud rohkem aega, see on selge. Et ma olen Eestis vähem. Aga jah, see, et kui Kaia ära sõitis, siis nüüd on olnud viimast nädal aega või natuke rohkem, 8-9 päeva on olnud Tartus. Magnusega trennid ja sealt edasi on Ameerika US Open. Kuidas Magnusega trennid lähevad? On ta terve? On. Riho, sinu viimane nädal aega? No minu viimane nädal aega on olnud mõned tennisetreeningud, üks tennisevõistlus, loomulikult jälginud ka noorte Eesti meistrivõistluse tulemusi, et noorte Eesti meistrivõistlused on Kadriorus praegu käimas ja ei saa üle ega ümber Nick Kyrgiose erinevatest sooritustest, mida tuleb söögi alla ja söögi peale muudkui, et see on võib-olla viimast nädal tennis. Nick Kyrgios siis, kes aru ei saanud, võitis Washingtoni turniiri ja võitis seal Daniil Medvedevit, aga mitte just viimane matš ei ole see, mis kõige rohkem kõneid on pakkunud. Indrek, oled ka tema viimase tegemustega kursis? Kyrgiost on raske nagu mitte märgata, et kui sa natuke tennist vaatad, siis ta on nii tihedalt viimasel ajal uudistes, et ikka näed, mis ta teeb, jah? No kui kõiki need tempe kokku lugema hakata, siis mis ta siis Stefanos Tsitsipasele viis kingad jala ette nagu tuhkatriinus peni alge peaaegu, siis 3. matšis küsis enne matšpalli esimeses reas istunud pealtvaatajalt, kuhu ta peaks servima, servis ära ja võitis need 3 matši. Ühes matšis vist, kas see oli Tsitsipase vastu, pärast esimese seti andis nukke tervele esireale. Tuleb teil veel midagi meelde? Ma arvan, et kõik mäletavad ju Nadali matši samamoodi, et mis oli Wimbledonis, et eks seal ta teeb, mis ta teeb. Servis kõhtu? Lõi kõhtu, jah, üritas vähemalt, aga samas, kui seda nagu eemalt vaadata, et tennis on tennis. Jaa, no see on üks osa vastase töötlemisest, muidugi vastastel on väga raske sellistes situatsioonides, et publikul on tore ja Nikil on tore esineda, aga vastasel ei pruugi üldse kerge olla, nii et ja turniiri võiteid saame ju vahepeal veel, siin Kamila Georgit võitis selline ameeriklane nagu Pegula, maailma 79, nüüd vist 55, keda mina pean tunnistama, ei olnud varem kuulnud. Ma olen kuulnud, aga kui ma otse ütlen, et ma vist ühtegi mängu teda näinud ei ole. Ma olen ainult vaadanud skoore ja võit kindlasti on nagu ääretult üllatav, aga samas kui ma rääkisin Kaia, kes Kaia ütles, et ta on viimased aastad mänginud väga hästi või viimase aasta. Ma tean temast nii palju ühte fakti, et tema isa on mingi multimiljardär. Võimalik, ei tea. Ja Arina Sabalenka kaotas meil Sai Shengile. Nüüd see oli San Jose's äkki? Võimalik, ma ei ole selles suhtes, neid turniire jookseb väikseid, see on enne suuri nii palju sisse, et siis kõike nagu järjest läbi ei vaata. Aga rääkides nüüd Kaiast, ta lendas siis USA-sse ja mis teda seal nüüd ees ootab? Cincinnati. Ja Cincinnati kvali algab vist järgmine laupäev pühapäev. Edasi sõltub, kuidas läheb. Et kui mängib hästi ja jõuab kaugele, siis on US Open. Kui ei lähe nii hästi, nagu ta loodab, siis on üks turniir veel vahepeal. Ja millal sina temaga liitud? Ma arvan, et Cincinnati keskel. Sul on piletid juba võetud? Ei. Jätad viimasel hetkel? Ja, üks päev enne. Aga kes temaga seal hetkel tegeleb?
sõidab kaasa Eestist hetkel Ken Kristjan ja mängib temaga kindlasti Cincinnati turniiri koos. Et ta on Ken Kristjaniga teinud siin, ma arvan, et viimased 6-7 kuud vähemalt. See on ta sparringupartner? Ken Kristjan Toomjõe? Jah. Ja kuidas Kaial on läinud? No. Ta on siin mõned turniirid vahele jätnud ja oled ka ise meedias öelnud, miks? Ta tahtis minna algul mängima nii Rumeeniat, Bukaresti kui siis Läti turniiri. Aga ta eelmine või üle-eelmine aasta, ma ei mäleta, kummal aastal ta proovis, et ta vahetas liiva pealt murule, muru pealt liivale, siis uuesti hardile, et see ei olnud jalgadele väga hea. Ja sellel aastal loobus. Aga vendade Brianitega, millal sa pead kohtuma? Sama koht, sama päev, sama aeg. Aga ühenduses oled mõlemaga, jah. Iga päev? Ei, mitte iga päev. Nemad Brianitega võib-olla korra või 2 nädalas, kui ma nendega kaasas ei ole. Et nemad saavad oma eluga väga hästi ise hakkama. Aga mille pärast te peate ühendus olema? Sa annad neile mingi kavasid ette ja kontrollid, kuidas neil on täidetud? Ei, pigem nagu, kas tervis on korras, see on nagu põhiline küsimus, et sellest lähtuvalt saab alati ka vaadata, et millal ma kohale sõidan. Et kui pikka aega nagu enne suuremat turniiri peaks kohal olema. Ja teine on lihtsalt teadmine, et millisel turniiril nad mängivad. Bob ja Mike Bryani tervis on korras? Hetkel küll. Viimane turniir, ma vaatasin, kus nad nüüd kaotasid? Kolmandas. Tead, vaatasid mängu ka, tead põhjuseid? Tean, aga need põhjused las siia jäävadki. Et ei olnud parim mäng, et kindlasti võidetav mäng ja võib-olla ei õnnestunud kõige paremini. Ütle nüüd ausalt, kas Kaia ja vennad Bryanid on praegu sul ainus tennisemaailmast need ainsad, kellega sa teed koostööd või on keegi veel, keda me ei tea? Need on ainsad. Ma mäletan, miks ma küsin, on sellepärast, et ma mäletan mingeid intervjuusid, kas oli selle aasta alguses või eelmise aasta lõpus, kus sa ütlesid, sul 2 objekti justkui oleks veel, aga sa ei tahtnud nende nimesid avaldada. Need ei olnud tennises. Need olid kergejõustikus. Ja ega ma nende nimest täna ka ei ütle, et ütleme, üks neist oli praegu ka Tartus kaasas, et oli üks Rootsi odaviskaja meie koos, et tema on nüüd teinud alates oktoobrist. Aga tennises ma mingi aeg varem töötasin natukene aega Kasahstani koonduse jaoks nagu osaliselt mingit aega. Ja see on su CV-s kirjas ka aastal 2012 ja 2014 vist? Võib-olla, jah. Ja Kasahstani koonduse juurde viis mind põhimõtteliselt Silverkarjus, kes sellel hetkel töötas Ksenia Bervakiga. Et ja siis pärast Silverit ma jäin Kseniaga edasi töötama ja siis Ksenia, ma ei tea, kas ta sellel hetkel oli juba Kasahstanda või ta vahetas oma kodakondsuse Kasahstaniks. Et siis ma jäin nagu Kasahstaniga kontakti. Aga see tähendas samamoodi reisimist või kuskil laagrites paik? Jah, pigem need olid nagu ikkagi, ettevalmistuslaagrid ja mingid konkreetsed ajad. Miks see koostöö lõppes? Ta ei ole lõppenud, aga mul ei ole aega rohkem. Et nad kutsuvad igal aastal, kui nendel on seal sügisene ettevalmistusaeg, nad kutsuvad ikka, et aga ütleme, praegu mul on nagu konkreetselt olnud ikkagi poisid Brianid ja Kaia, et siis seda aega ma kasutan teisiti. Kas sa oled oma erialas jõudnud sellisel tasemel, kus sa pead rohkem ütlema ei kui jaa? Ei peaks alati rohkem ütlema kui jaa, sõltuvalt tasemest. Ma ei oska öelda, ma pigem ütlen jaa liiga palju. Erinevatele nii-öelda väikestele suusakatele siis? Jah. Kas sul mingid muid spordialased ei ole kaardi peale tennise ja kergejõustiku või? Neid on läbi käinud nii palju igasuguseid, et kõiki korvpalli, võrkpalli, jalgpalli, aga need ei ole need, kellega ma nagu töötaksin päevast päeva. Et oma selle nii-öelda füsiopoolega ja võib-olla mõne sellise ettevalmistuspoolega ma puutun aeg-ajalt nagu kokku, et seda ja küsitud on ka palju erinevatel aladel, aga lihtsalt ajapuudus on see, mis ei võimalda nagu mitte mingit moodi enam rohkem midagi juurde võtta hetkel. Sul on ka oma füsiopraksiseks? Niivõrd kuivõrd. Oma kabinet? Ma olen Eestis olles, töötan nii palju, kui ma jõuan, aga kuna ma tänase päeva seisus olen Eestis olnud selle aasta jooksul nüüd kokku, ma ei tea, kas 26 päeva või 25, midagi sellist. Et siis üsna keeruline on mingit praksist, kui sellist öelda, et mul on ukse peal silt, kus on kogu aeg peal silt suletud, et muutub nagu üsna kasutuks. Et sul ei ole niimoodi, et keegi astuvad sisse inimesed, keda sa varem pole näinud, sa pole ühendus olnudki, et tere, et ei, ma saan, kui ma olen kuskil turniiril või olen Magnusega kusagil võistlustel, et mulle e-maile sisse tuleb iga päev. Samamoodi telefonikõnesid, SMS, et
nii palju, kui ma siis pärast Eestis olen, et siis need ajad on täis ja ma töötan nii palju, kui ma jõuan. Viimasel ajal on seal Eesti tennisiste sinu käe alt veel läbi käinud? Ei ole. Et tennises teatakse, et ei maksa torkida, ei ole aega? Ma ei tea, kas seda teatakse, aga jah, ei tennisest on praegu olnud ainult Kaia Eestis, et rohkem ei ole olnud. Meenuta võib-olla seda, kuidas sa üle selle tennise lävepaku astusid, kuidas see juhtus ja läbi kelle ja millal? Aga mõtlen see aasta, mis sul vist seal CV-d või kus iganes kirjas oli, et see oligi Silver Karjus. Et kes alustas oma koostööd Ksenia Bervakiga, Ksenia oli olnud pikalt vigane. Silver tõi ta Eestisse, tuli minu juurde ja sealt edasi ma töötasin Kseniaga mõnda aega. Mis vigastus tal oli? Sellel hetkel oli tagareis. Ja temaga sai koostöö läbi, millal see Kaia mängu tuli? Kaia on olnud kas äkki 2015 aasta, ma arvan, et 2015 suvekeskpaigast või 16 suvekeskpaigast, ma täpselt ei mäletagi. Pikka aega juba. Tema tuli sinult küsima või sa läksid ennast pakkuma? Ta oli tulnud just mingilt järjekordselt operatsioonilt ja tuli küsima nagu operatsioonijärgset taastusravi. Ja siis sealt edasi hakkasime koostööd tegema. Te polnud varem kokku puutunud kunagi? Vist ühe korra. Kunagi ammu. Ja mäletad seda päeva nagu hästi, et mis siis, kuidas see vestlus välja nägi, et Indrek aitab mind ühe korra või ei mäleta. Jäädki aitama? Ei, sellest ei olnud nagu mitte mingit juttu, et ma ei suuda ausalt öeldes mäletada sellest. Ma tean, et ma mäletan, kui Kaia tuli, siis ta ei olnud juba tükk aega mänginud, ma arvan, et vähemalt aasta ja ta oli teinud oma operatsioonid ja ta oli kindel, et ta rohkem mängima ei hakka. Ja tahtis lihtsalt saada harjutusi, mingisugust raviplaani, et pärast tavaelus edasi elada. 2015 oli juba kindel, et rohkem mängima ei hakka? Minu arust oli see 15 või 16. Ma pakuks 15 suvi. Kas tal öeldi, et 2 aastat peale operatsiooni, et umbes nii oli, tähtaega, see on reaalne üldse, et nagu. Ja siis ta tahtis nagu, või noh, siis ta teadis, et ta on lõpetanud. Aga vist peale seda oppi nagu ei olnud see enestunne nii hea, et ta tahtis midagi paremaks saada. Ja siis ma jätsin talle mingisuguse üldfüüsise plaani, mida ta nii palju, kui ma aru sain, hakkas nagu täitma ja talle meeldis ja siis ta tuli meie koos sügisel trenni tegema ja esimesed, ma arvan, et 5-6 kuud tegi ta lihtsalt ainult üldfüüsi. Et tennisereketi, ma arvan, et võttis esimest korda kätte, ma arvan, et võib-olla sellest hetkest, kui ma ta esimest korda nägin, mingi 7-8 kuud hiljem. Aga ma olen kuskilt varasematest artiklitest lugenud ja sa võid seda nüüd siin ise kinnita, kas sina oled see, tänu kellele Kaia tuli tennisest tagasi? Ma ei tea, seda peab Kaia käest küsima. Et sa ikkagi panid ta uuesti liikuma, ta oleks võib-olla jalad seinale visanud ja oleks kõike? Võimalik. Ma ei oska seda selles suhtes nagu öelda, et kas tal tekkis tahtmine või soov või arusaam, et ta saab veel mängida, et noh, kõik on võimalik. Et lihtsalt sellel hetkel ilmselt sattusin mina olema seal kõrval, et see oleks võinud olla võib-olla ka mõni teine inimene, et raske öelda. Ta tuli teiega Lõuna-Aafrika Vabariiki laagrisse? Jah, ta käis meie 2 korda. Nii siis talvise ettevalmistuse kui kevade ja kevadel ta hakkas uuesti mängima turniiriga. Kes seal tolles laagris veel olid? Ma arvan, et Gerd ja ma ei mäleta, kes üks oli. Keegi oli veel eestlastest, aga Gerd oli kindlasti. Ta tegi siis kergejõustikastega samu asju, koos Gerd Kanteriga? Ei, tal oli ikkagi oma plaan. Tal oli ikkagi konkreetselt oma plaan, aga eks ta esimest korda elus hakkas põhimõtteliselt käima nagu jõusaalis nagu väga nii-öelda konkreetse ja sihikindla nagu eesmärgiga, et miks ta sinna läks ja ta teadis, miks ta teeb midagi. Et nii palju, kui ma sain aru, et noh, sellist nagu nii spetsiifilist ja kindlalt suunitletud tööd ei olnud tal nagu varem olnud. Ja jõusaal talle täna võib-olla meeldib rohkem kui tennis, et ma ei tea. Mille järgi sa seda ütled? Ta ise ütleb seda. Kuule, Indrek, aga ütle, kuidas sinu jaoks sellised mõisted nagu üldfüüsiline ja tennisistid kasutavad tennisefüüsiline, et kas see eksisteerib ja kui palju seda eksisteerib sinu töös, et kui palju see on spetsiifiline tennisistidega üldse? Kiirusjõud, plahvatus on ju täpselt sama mõiste igal alal. Et põhimõtteliselt on tegu lihtsalt füsioloogiliste mõistetega, et kui sa tahad kiiresti joosta, töötavad ühed lihaskjõud, kui sa tahad olla plahvatuslik, töötavad ühte tüüpi lihaskjõud, harjutused nende jaoks on ühesugused. Et spetsiifiline töö või alaspetsiifiline töö jääb ikkagi väljakule, et see on see, et ta võtab reketi kätte ja läheb väljakule mängima. Aga selleks, et saada kiiremaks, tugevamaks, osavamaks, painduvamaks, see käib kõik väljaspool väljakut. Et seal ei ole sellist sinu jaoks midagi väga palju spetsiifilist üldfüüsilise ettevalmistuses?
eks ta on erinev natukene sellest, et ütleme, kui ma võtaksin, ma ei tea, kas maratoni jooksja või sprinteri, aga kui me hakkame vaatama, et mitu sammu naised ühe punkti ajal keskeltläbi liiguvad, siis sa ju vaatad, et ma ei tea, et üks punkt kestab, ma ei tea, 3,5 kuni 4,5 lööki keskeltläbi, kui sa võtad kõik need mängud, vaatad, mitu meetrit nad jooksevad, see meetrite hulk on 8 kuni 10 kuni 12 meetrit, siis see tähendab, et tegelikult töörežiim kui selline peab jääma selle 12 meetri sisse. Ja see on see, mida sa treenid. Jällegi üks eelmise aasta intervjuu, kas ETV-s Anu Sääritsale stuudios ütlesid, et kuna paljudel maailma tennisistidel üldfüüsilise treenerit ei ole, siis naiste tennise üldfüüsilise ettevalmistuse tase on maailmas praegu väga kehv. Jah. Vist tuli siin natuke karmimaid sõnu ka, et täiesti kohutav või sellist? Eks ta ikka on olnud selline, jah. Et, võib-olla laiendaksid seda mõtet? Eks seda on selles suhtes nagu, kui sinna kohale minna, et enamus tööst ikkagi toimubki mitte spetsiifiline või mitte läbimõeldud töö, kõik, mis jääb väljakust väljapoole, on, pealt vaadates tundub selline tihtipeale mitte nagu väga loogiline. See, mis väljakul tehakse, see on okei. Selles suhtes, et seal on treenerid, kes on ise tennist mänginud ja nii edasi, nii edasi. Aga kui sealt tullakse eemale, ega siis nii nagu ma Brianitegi räägin, et nemad ütlevad ka, et nende treener, kes neile tennist õpetab, et võiks olla üldfüüsi poole pealt palju parem. Aga samas tal sellel tasemel treeneril ei ole seda vaja. Iga mängija, kelle ta mängib, ta on ka John Isneri treener, nendel on omal kõik üldfüüsi treenerid on eraldi. Et selles suhtes see on nagu hästi ära jagatud. Ja kui on piisavalt palju raha ja võimekust, et võtta endale 2 erinevat treenerit, siis see ei ole probleem. Aga kui sama asja peab läbi viima tennisetreener, siis tennisetreener kindlasti peaks olema teise poole pealt ka nagu teadlikum, mis ta teeb. Aga kas sa näed ka seda tipptasemel tennises, ütleme Eesti tasemel on võib-olla paljud üldfüüsilise ettevalmistustreenerid öelnud seda, et need tennisemängijad mängivad liiga palju tennist, et sul on mingi teatud energiaressurss ja ei ole võimalik üldfüüsilist ettevalmistust teha, kui sa oled kogu aeg võistlustel, kogu aeg mängid ja ainult võistled, et kas seda on ka tipptennises või? Nadal mängib iga päev. Iga päev on jõusaalis samamoodi, et ükskõik kui sa lähed, siis sa Nadali näed kogu aeg igal pool. Rogerit ei näe sa kunagi eriti palju. Roger tuleb enne mängu, mängib 30 minutit ja kaob ära. Ja eks see on nagu mängija puhul nagu erinev, et kes on endale leidnud, mis talle rohkem sobib, kes millesse usub. Aga kindlasti mingil hetkel peaks olema nagu planeering, et kui sa vaatad, kui palju sul on järgmise turniirini aega, et kui palju sa siis jõuad tennist mängida, kui palju sa jõuad mingisugust üldfüüsilist arendada. Et selline nagu sihikindel või teadlik planeering peaks olema palju täpsem, kui seda kindlasti on. Et ega kui sul on 2-nädalane turniiris ja nagu US Open näiteks, kui sa lähed ikkagi esimesest ringist, ma ei tea, 4. või 5. ringini välja, et ega see, kui sa 3 või 4 päeva ennem juba turniiri mitte midagi enam ei tee, et 10 päevaga ikkagi see langus tekib. Et siis sa pead leidma lihtsalt päevad ja harjutused, mis sellesse mängude vahelistesse päevadesse või aegsetesse päevadesse sobivad, et see üldfüüs ja kõik nagu püsiks. Kas mitte vennad Brianid pole ka öelnud, et enne kui sina nendega tööd hakkas tegema, neil ei ole sellist üldfüüsilise treenerit kunagi varem olnud, kes nendega niimoodi tegeleks? Ei ole vist, jah. Et nad on otsinud endale pikalt ja enne nendel oli, ma arvan, neil oli korduvalt nagu erinevaid, kes käis mõnda aega. Aga nii palju, kui ma vist tean, et ütleme, mina olen töötanud 2016 alates, et jah, vist isegi nii pikalt ei ole keegi nendega töötanud. See kõlab natuke uskumatut, et nad on ju mitu slämmi neil selleks hetkeks juba oli, et no ainult Maik on saanud sellest hetkest alates 2 tükki lisaks, et Bob ei ole tegelikult lisaks nagu hetkel saanud veel. Loodetavasti see muutub. Aga ma ei tea, palju Maikil on 20 või 21? Palju. Ma ei suuda seda peast. Minul isiklikult tundub, et sellisel tasemel kõigil on juba selline tiim taga, et kuskilt midagi juurde panna ei olegi, aga tuleb välja, et maailma parimatel paarismängijatel ikkagi on kuskilt midagi juurde võtta. Jah, eks seda, ma arvan, et pigem see pool, mis seal nagu muutub just selles paarismängus, et selle vanuse tuleku ja kasvuga koos sa pead oma treeningut muutma. Kui ma viimane kord seal Wimbledonis olin, siis tuli ka minuga rääkima üks siis tennisetreenerid ja küsiski, et mis te Brianitki teete, et kui kutid mängisid 35-selt hästi ja täna mängivad 40-selt vähemalt sama hästi või paremini, et siis järelikult teete midagi õigesti. Ja mõtlesin, et ega midagi muud ei ole, et nad treenivad lihtsalt vähem. Lühemaid ajakestuseid ja vähem ja ka sagedus on väiksem. Aga seda on mängijale, kes on eluaeg mänginud, väga raske algselt selgeks teha.
ja treenerile samamoodi, et enamus ikkagi arvab, et edu peitub selles, et kui ma teen rohkem, siis on parem. Aga see, et rohkem on parem, on ainult mingisuguse konkreetse hetkeni. Ühel hetkel vanuses ikkagi hakkab tekkima see, kus vähem on parem. Kas üldfüüsilise kohta käib sama või? Täpselt sama. Et taastumisaeg, et kui sa taastud mingisugusest protsentuaalsest treeningust, seal 85, 90, 95, ütleme, mingi vanuseni võib-olla 2, 3 või 4 päevaga, siis iga aasta, mis sa lähed sinna 32, 3, 4 vanuses lisaks, hakkab tulema ka päev ja tunde lisaks. Aga kirjelda meile Brianite treeningnädalat. Noh, milline tavaline treening, kui palju, mida nad teevad täpselt? Kui ma olen nendega koos, siis tavaliselt on 3 päeva tennist, päev puhkust. Ja 3 päeva tennist... Palju sul tennist on siis päevad? Tund poolteist. Ja üle 2 tunni mängitakse ainult siis, kui nad mängivad punkte ja mängivad natukene veel ette, et kui nad mängivad mingisuguste vastaste vastu seal seti või mängu või mis iganes. Ja igast sellest 3 päevast on 2 päeva on üldfüüsi ka veel lisaks. Et ütleme siis 2 trenni päevas, 1 trenn, 2 trenni. Aga kui pikk see üldfüüsi treening on või kui intensiivne? Tund aega. Tund aega, jah. Maksimum tund aega, tunniga on kõik tehtud kindlasti. Et üle 3 tunni neil päevas treeningule ei lähegi, tööpäevad? Kindlasti mitte. Me käime siin 8 tundi päevast tööl, et nemad piirduvad siis 3-ga? No ikka vähem. 2,5 oleks ikka ideaal, kui oleks tehtud. Aga võrreldes nüüd sellega, kui nad oma esimesi slämme võitsid, palju nad siis trenni pidid tegema? Ma tean, et Poov ja Maik räägivad, kui nad noored olid, nad väljakult ära ei läinudki. Et siis olid need treeningkestused ikkagi 5-6 tundi ja võib-olla kauem, et mängid iga võimaliku ajahetke ja nii palju kui võimalik. Et eks see täpselt nii ongi, et kui sa mingis asjas tahad heaks saada, siis sa selle nimel eladki hommikust õhtuni. Ja kui tase on kätte saadud, siis sealt edasi võib hakkama treenima juba rohkem nagu teadlikult ja mõistusega. Kes vendade Brianite treenerite tiimis veel on? Kui suur see seltskond on? Praegu on David Macker, kes on John Isneri treener samamoodi. Ja oli kuni selle aasta kas Pariisini, oli Dave Marshall. Aga kuna nendel oli üks noorem kutt, kes käis nende koos suvel sparringut mängimas, siis suviseid turniire Dave ei käinud. Et ma ei tea, kas Dave nüüd sügisel tuleb tagasi või ei tule. Te tennisetreeneritega peate ka omavahel tihedalt suhtlema? Ja loomulikult. Teil on nii-öelda piirid paika pandud, et keegi... Üle teiste piirid ei lähe. Jah. Kui raske või kerge see on? See ei ole raske. Ütleme, et igaüks teab, nii nagu mina ütlen, mina tennisetreener ei ole. Ma ei jaluta väljaku peale ja hakka ütlema, et löö nii või löö naa või mängige nii, et see ei ole minu asi. Ja kui tennisetreener tuleb, ütleb mulle, et ma arvan, et tal võiks olla trennis, ma ei tea, et Maikil on põlv valus või siit natuke võiks olla parem, siis ma lihtsalt tean seda arvesse võtta. Aga Kaiat sa mingil hetkel saad ise ka tunnistada, et pidid ka aitama tennisalaselt? See on tennisalaselt aitamine on olnud nagu nendel hetkedel, kus tal ei ole mitte kedagi kaasas olnud. Et tema puhul on olnud hetki, kus ta ei ole suutnud kas leida endale treenerit hetkel või on olnud mingi vabam aeg, kus tal ei ole treenerit olnud. Aga oleme ausad, need hetked, kus mina teda aidanud, ta ei ole nii hästi kindlasti kunagi mänginud, kui siis, kui tal on olnud treener kõrval. Kus pärinevad sinu tennise teadmised? Sel hetkel, kui Kaia ütleb, et mul ei ole kedagi, et kas sa saab mind aidata, lähed koju, võtad õpikud lahti või kuidas see käib? Kui sa oled Grand Slamil või kus iganes, et sul on korraga väljaku peal või teleekraanidel on ees 20 mängu. Ja kui sa neid päeva läbi vaatad, siis ju mingisugune arusaam sellest tekib, et ma ei oska öelda, et sa pead hoidma reketit nii või teistmoodi või lööma nii, aga arusaam ju mängust kui sellisest, et mis seal taktikaliselt toimub ja nii edasi, see... Oled sa ise reketit kätte võtnud või? No ikka ma oskan ta kätte võtta, aga ega ma lüüa eriti ei taha. Sa ei ole proovinud kuskil turniiril käia harrastustus? Ei, kindlasti mitte. Kuule, aga palju sa meie teiste Eesti tennisemängijate tegemisi jälgid ja kuidas sa, kommenteeriksid nende teiste üldfüüsist ettevalmistust ja vormi? Anetti ja Jürgenit ja võib-olla Kennetit silmas pidades, et... Aneti kohta mul on nii raske öelda, sellepärast, et minu jaoks mängib Anett täiesti teistsugust tennist kui Kaia. Et nende see mängu erinevus on, üks miksib oma mängu rohkem, Kaia lööb tugevalt. Aneti mäng on nagu hästi laiali jaotatud väljaku peale, et täiesti erinev mäng. Jürgenit ma mingid aastad tagasi puutusin aga kokku, kui tal oli seljas väsimusmurd.
et ta käis minu juures ja ta peale seda hakkaski uuesti mängima. Et ja ma aitasin teda ka mingil määral üldfüüsilisega sellel hetkel. Aga ega need plaanid, nagu kui teha mingi üldfüüsi plaan, et seda on nagu üksi raske läbi viia. Et seal oleks nagu hea, kui sul on mingi treeningpartner kaasas ja ta ise ütles ka, et tema jaoks nagu teha nii tennist kui seda üldfüüsi korraga, et see on nagu liiga, selles suhtes nagu üksinda tehes liiga raske. Ja siis ta leidis endale, ma ei tea, kas ta läks selle Soome treeneri tagasi, kes tal varem oli või võttis ta siis juba endale uue treeneri kellegi, ja sellest hetkest alates mina teda nagu enam rohkem ei tea, mis ta on teinud. Aga sa kõrvalt ta mänge ikkagi oled vaadanud? Ma aeg-ajalt vaatan jah, aga ma ei oska nagu teda hinnata. Et praegu, nüüd sel aastal ma vist ei ole ka ühtegi tema mängu näinud kusagil, et ta mängid nii palju vist kvalisid, et ma ei ole kvalide ajal tihti kohal. Ja Kennetist rääkides, siis ma ei ole vist Kenneti ühtegi mängu näinud elus. Et ainult teda mõned korrad trennis, et ütleme, aga see aeg jääb ikkagi kuskil nagu kaugesse minevikku ja siis ta oli lihtsalt füüsiliselt hästi nõrk veel, et ma ei tea, kuidas ta täna on. Riio, sa oled rohkem näinud, kuidas ta täna on? Kindlasti kuulab meid praegu. Kindlasti kuulab meid praegu. Ei, no eks ta läheb üha paremaks ja paremaks. Kennetil olid ka vahepeal väga rasked vigastused, samasugused teemad nagu Jürgenil minu arust, sarnased probleemid ja mured olid Kennetil ka siin aasta-poolteist tagasi. Et eks ta pidi ka nagu alustama uuesti ja otsast, et ei ole ka lihtne olnud ja need poisid, kellega ta kõik poisid, kellega ta ju Wimbledoni finaali mängis paaris mängus, on ju kõik läinud nagu kaugele ja kõrgele, nii et eks see on keeruline ja raske, loomulikult sa kogu vaatad seda karusselli ka ja üritad ju sammu pidada sellega, aga peab kõvasti tööd tegema ja uuesti üritama järgi tulla. Kui vigastustest rääkida, siis kas see sama põhjus, et pead üritama teistega sammu pidada, ongi üks peamisi põhjuseid, miks sportlane läheb katki? Võib-olla see, et üritatakse teha kusagil rohkem, aga ma arvan, et suurem põhjus on tegelikult ikkagi see, et tehakse liiga palju sama ja korduvat asja kogu aeg, et harjutusvara on liiga väike, vaadatakse, et mul on harjutusvaras või õpikus on 6 harjutust, siis hakatakse seda tegema. Ja kui need 6 harjutust on kõik samadele lihastele ja seda teha päevast päeva, siis sa igal juhul lähed katki, et see treeningu variatsioon ja teadlikkus peaks olema nagu oluliselt suurem. Et ma arvan, et see vähendaks ka vigastuste hulka väga suuresti. Kas Kaia on oma elus olnud rohkem katki kui keskmine tipptennisist? Kindlasti. Miks see nii on olnud? Lugege raamatut. Et see raamat näitab üsna palju ära, et ütleme, ega kui ma selle raamat olin nagu läbi lugenud, siis ma ütlesin ka, et ega Kaial tegelikult peale seda, kui tal oli see esimene treener, kellega ta oli siis Haapsalus. Kivistik. Jah, et peale seda tegelikult ilmselgelt tal olid nagu head tulemused ja kõrged tulemused. Aga tema treenerite, ma ei tea, kas siis valik või need, kes ta juurde sattusid, oli tegelikult nagu suur rida ebaõnnestumise või ebaõnne. Et lihtsalt väga andekas inimene, kes nii nagu kunagi oli jooksus oli treener, oli Tšiikin, üks siis legendaarsemaid Eesti treenerid, siis tema ütles, et hea mees jookseb iga plaaniga, et Kaia oli samasugune inimene, et väga andekas inimene, kes lõpuks mängis iga treeneriga midagi välja. Aga ühel hetkel saab see andekus nagu otsa ja ka see füüsiline võimekus saab otsa, siis hakkavad probleemid. Aga mis need treenerid siis valesti võisid teha? Ma ei ole seda nagu näinud ju selles suhtes kõrvalt, ma lihtsalt nii palju, kui Kaia on rääkinud, aga ega see ei ole jutt, mida siin rääkida. Et seal oli ikkagi väga palju asju, mis oleks pidanud jääma tegemata. No ega tegelikult siin tenniseringkondades nimesid nimetamata, see on niisugune tüüp jutt, et see treener lõhkus selle mängi ära. Palju sa oma töös sellega kokku puutud ja... Mitu mängijat sa oled ära lõhkunud? Ei, mitte sina, vaid sa näed, et tulevad sinu käe alla mängijad, sa tead, et okei, see tulid selle treeneri alt, ma tean, mis tuleb teha. No ma võin sama asja öelda kergejõustikus. Et ütleme, tennises mul ongi olnud ju tegelikult nagu Ksenia Bervakil oli nagu näha, et see, mis seal oli varasemalt tehtud, seal oli tehtud hullumeelsusi. Et sellest lähtuvalt ka oli väga palju nagu probleeme. Kaia puhul ma näen, et on midagi, aga need on ka nagu Eesti tennise suhtes nagu minu jaoks nagu rohkem kogemust peaaegu ei ole. Ütleme, et see, et Jürgenil oli väsimusmurd, väsimusmurd tulebki sellest, sa mängid võib-olla liiga palju keha, mingid lihased jäävad natukene nõrgaks, mängid edasi, hakkab valutama, midagi läheb katki, on kõik. Et
kerge jõustikus ma võin küll öelda, et kui ma näen mingit konkreetset vigastust, ma võin öelda, kelle juures see inimene on tulnud. Aga oled täppi ka pannud? Väga harva paned mööda. Et selles suhtes see ei ole väga keeruline, jah. Laseme siia vahele ühe kõlli, meil on uus kõll, Riho. Ela tennisetähtedele kaasa Telia live-kanali vahendusel. Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi VTA turniiride mängud terve aasta otse. Lisaks poolfinaalid ja turniiride finaalmängud. Vaata ja ela omadele kaasa Telia live-kanalil. Oleme tagasi ja kui see reklaam juba eetrisse läks, siis tuletame meelde, et täna öösel kell 2, mitte enne, võib-olla sutsu hiljem, mängivad Anett Kontaveit ja Maria Sharapova Toronto esimeses ringis. Huvi pärast vaatasin ka koefitsient. Mis sa pakud, Indrek, kumb favoriit võiks olla? Minu jaoks on kindlasti Anett, et vähemalt poolega. Julgeksid raha panna? Ei, ma ei pane raha, aga kui oleks kohustatud panema, siis kindlasti Anetti peal loomulikult. Ma arvan ka, et kindlasti Anett. Saate suurema koefitsienti ja jällegi nimesid nimetamata, sest see firma meile kindlasti siin toetust ei jaga. 2.10 Anetti koefitsient ja 1.66 Mariale. Tegelikult on Maria hoopis soosik. Üllatav. Jah, tahtsin küsida Eesti noorte tennisistide füüsilise ettevalmistuse kohta, et Kaia noorusajad käisid kiirelt läbi, siin Tiit Kivistik käskis teil kõvasti kangi tõsta. Kivistik oli minu teada just kangi vastu. Vale. See on vale veide. On nagu minu teada. See tuli hiljem. Jah. Kes teile selle kangi siis kätte andis? Riho, tead? Tean, jah, ei mis ühesõnaga jah, see ei olnud Kivistiku ajal, see oli pärast poole. Jah, seda mina tean ka sama, et see oli nagu hiljem, et see on kindlasti Kivistik. Okei. Aga mis vanuses peaks tennise mängi? Me teame, siin alustatakse keskmiselt 5-selt, 6-selt, mõned isegi varem maailma näited, et mis vanused peaks hakkama mõtlema sihilikult füüsilise ettevalmistuse peale ka? Eks ta laste seas ikka peaks olema nagu mängulane nii pikalt kui võimalik. Et kas ta peab just otseselt olema kõik tennis, aga ma arvan, et erinevad seal jalgpall oma jalgade töölt ja liikumiselt ja kiirendustelt ja mängurütmilt on tegelikult väga lähedane, on ikkagi nagu tennise olemusele nii-öelda. Aga sinna kõrval üldfüüsilise harjutusi peaks ikkagi hakkama tegema nii nagu kergejõustikuski suhteliselt noorelt, et ikkagi 10, 11, 12 kindlasti juba. Vastasel juhul see jõuosakaal ja löögi tugevus hakkavad kannatama ühel hetkel, kui sa ei saa õigesti või tugevalt enam piisavalt nagu mängida või su keha ei ole mingiks koormusteks valmis, siis suure tõenäosusega su tehnika kannatab ja kui tehnika on vale, siis sa saad ka vigastuse. Kuidas Eesti noortennises füüsilise ettevalmistusega on? Oled sa huvi tundnud? Ei ole mingit aimdust. Riho? See on hästi individuaalne. Tennis on individuaalne spordiala, et ega mängijad, kes tahavad teha tippsporti ja üritavad tippsporti jõuda, ikkagi nendel on kõigil oma personaalsed tiimid, oma personaalsed treenerid, nii üldfüüsilise kui tennisetreenerid, et see on erinev. Ei saa öelda, et kõik teeksid niimoodi. Et seda on raske niimoodi öelda, jah. Aga minu mulje kõrvalt ikkagi on pidevalt olnud see, et liiga palju tennist ja liiga vähe üldfüüsilist, et noortel on väga, väga palju võistlemist, väga palju tennisetreeninguid ja jääb tihti aega vähe taastumiseks ja ma olen ka kuulnud teiste füüsilise treeneritelt, et neile tuuakse see väsinud tennisemängija ja tahetakse teda üldfüüsiliselt paremaks saada, aga lihtsalt ei ole aega, et sellega tegeleda. Ja siis tekivad vigastused ja probleemid, et see on pigem on alati need mured, et võiks võtta rahulikumalt teinekord tennisega ja rohkem vaeva näha üldfüüsilisega. Nõustud? Tundub nagu väga loogiline jah, selles suhtes, et ma pigem nagu arvan, et võib-olla see võikski olla nagu rohkem nagu tsükliteks tehtud, et kui sul on ikkagi tennishooaeg, siis üldvist nagu nii jääb tahaplaanile, aga kui on aeg, kus sa tead, et sul on mõnda aega tennisest võimalik nagu rahu saada, et siis sellel hetkel tuleks sellele teisele poole pöörata vähemalt 50% tähelepanu.
no seal kipub olema, tennises on see õnnetu edetabel ja kalender ja see edetabel, mis iga nädal on need punktid ja hakatakse vaatama liiga palju seda, kus ma olen ja kuhu ma tõuseks ja mis mul ära kukub ja see on sul kogu aeg peas, et seda peaks nagu suutma nagu natuke rohkem kõrvale lükata, pikka perspektiivi vaadates. Et minul tundub, et see on pigem see on probleem tihti. No me rääkisime siin, et naiste tennise tipus ei ole selle üldfüüsilisega kõik päris nii, nagu peaks võib-olla, aga neil ometi ju üldfüüsilise treenerid on ju, võtame top 25 kas või on ju alati kõrval olnud või mõne lause ei olegi või? Top 25 ma tahaks loota, et on ikka kõrval, jah. Aga nad teevad siis valesid asju või? Selleks, et öelda, et keegi teeb kuskil konkreetselt valesid asju, et selleks peaks nagu nägema kedagi nagu väga pika aja jooksul, et see, kui ma astun jõusaali sisse või ükskõik kuhu ja näen tegemas mingeid harjutusi ja ütlen, et kuule, nüüd see on vale, et nii ei saa öelda. Et see oleks niivõrd pildist väljas öeldud, et ma ei tea, mis on selle asja eesmärk, ma ei tea, mis ta tegi eile, ma ei tea, mis ta teeb homme. Aga ilmselgelt, kui sa seal vaatad, siis on mingid harjutused, mis, kui vaadata kas või biomehaanikut või vaadata anatoomiat, mis on kehale pigem kahjulikud kui kasulikud, et seda ei saa nagu mitte kuidagi öelda, et need oleks nüüd õiged asjad. Ja seda ikkagi näeb väga palju. Et see on nagu, mille põhjal võibki öelda, et tehakse, jah, valesid asju tehakse. Palju sul on kokkupuudet nagu selliste, ütleme, päris võib-olla ka tipptennisistide tiimikaaslastega või üldfüüsiliste treeneritega, kellega sa tead, et millega tegelevad, toimetavad, on juttu räägitud sellest, et näiteks a la Federer teeb pilatest palju ja niisugused, et on sul nendega suhtlemist ja kokkupuudet ka? Mitte nagu otseselt, aga on ilmselgelt nagu inimesi, kellega, kas või läbi Brianite, kellega ma nagu suhtlen päris palju ja ütleme, need, kes usakate ja kaasas käivad ja seal on ikkagi inimesi, kellega ma räägin, loomulikult. Aga ütleme, kui seal päevast päeva oled ja hommikust õhtuni nagu näed seda, mis toimub, et siis ei ole väga raske aru saada, et miks Djokovic, Roger ja Nadal on maailma parimad. Et see, mis sa seal neid tegemas näed, et seal nagu valesid asju nagu silma ei hakka. Ja see ongi see, mis selle lõpuks selle vahe teeb. Ja korrapärasus. Lihtsalt iga päev tehakse, sa näed, et selle asja taga on nagu päevast päeva mingi loogiline ülesehitus ja mõte. Et see ongi erinevus, et ütleme, et kui me toomegi sinna samasse need juurde, need sitsipased ja kõik muud, et need on ka tänasel päeval väga hästi on kogu see pilt nagu hakkab silma, et kõik on õige. Kas sina tutvusid Dušan Vemitšiga siis, kui ta oli veel Djokovic'i treener või? Mina tutvusin Dušan Vemitšiga siis, kui ma töötasin Ksenia Bervakiga. Ja Dušan tuligi minu teada Ksenia juurde vist kas 1 või 2 treenerit peale Silverit. Et tegelikult olin mina Kseniaga juba siis, kui Dušan tuli. Et mõnes mõttes tänu Silverile sa oled Brianite treener? Kindlasti, loomulikult, jah. Kui igasuguseid asju võib niimoodi pikalt vaadata. Silver, tervitame Silverit. Aga mäletad sa, kuidas, sa ütlesid, sa väga ei mäleta seda esimest päeva, kui sa Kaiaga kokku said, aga mäletad, kuidas see koostöö algas ja kuidas sa alguses sellesse pakkumisse suhtusid? Millisesse? Et tule aita Brianit ka. 2016 olümpia tennise, kohe kui tennis sai olümpial läbi, siis tegelikult juba seal ma kohtusin Dušaniga, sest Dušan töötas sellel hetkel Brianitega. Said olümpial? Jah. Ja siis ma sain temaga kokku, siis ta ütles, et ta arvab, et ta küsib poiste käest, et ta on neile juba pakkunud, et kui mul on aega ja võimalus, et siis ma võiksin nendega vähemalt aasta lõpuni turniiri teha, et ta arvab, et seal oleks nagu asju, mida võiks koos teha. Said olümpial Gerdi ka? Põhimõtteliselt Gerdi või Eesti koondisega, et sellel hetkel, jah, et kuidas siis tennisalaselt kokku saite, et kergejõustikustaadion on siin, tenniseväljakud on seal? Olümpiaküla on olümpiaküla. Et olümpiaküla on üks suur küla, et seal on elamiskohad, kõik on samas kohas, et selles suhtes ja kuna Dušan teadis, et ma olen seal, siis me saime kokku ja ta küsis ja oli kõik. Dušanit sa teadsid jah, tänu Kseniale, juba 3-4 aastat varem. Ja järgmine samm saite juba Brianitega seal samas Riios kokku? Ei, Brianid Riios ei mänginud. Sellepärast, et väga suurt osa ameeriklastest oli nagu hoiatatud, et seal on need hullud sääsed, mis mingisugust viirust levitavad. Sika. Jah, ja siis nad loobusid. Et nemad nagu Brasiiliasse ei läinud selle tõttu. Aga Brianitega minu esimene turniir oli Pariis. Mitte siis French, aga talvine.
et oktoober või? Kuidas nad sinusse alguses suhtusid? Sa olid sa neid varem mängimas vaadanud? Olid sa nende tegemistega kursis? No ma mäletasin neid sellest ajast, kui ma olin ise piisavalt noor veel, ütleme seal kuskil 21-23 ja kui nad ainult võitsid, et tegelikult oli, kui paaris mängust nagu sellel hetkel telekas räägiti, ega see oli üsna tüütu peale Brianit ühtegi muud nime kunagi nimetatud, et teisi nimesid üldse ei teadnud. Oli tegelikult nagu mulje, et peale Brianit keegi paaris mängu ei mängigi. Ja ega kui ma nendega mängima hakkasin, minu jaoks oli sellel hetkel isegi, mitte mängima, aga tööle hakkasin, et oligi see Pariisi turniir, oli esimene turniir. Ma paaris mängu olin nii vähe jälginud, ma isegi ei teadnud, seal on otsustav punkt. No see tuli hiljem, jah, seda võib-olla isegi tol ajal veel ei olnud. Ei, Pariisis ta oli juba. Siis juba oli. Et ta oligi, et kui ma vaatasin seda esimest korda, siis nagu minu jaoks oligi üllatav, et 40-40 peale on otsustav punkt, et see oli nii palju minu paarismängu teadmisest, et nagu sellel hetkel. Aga suhtusid nad sinusse alguses peale nagu tipptegijasse? Ma loodan, jah, et kahte nii normaalset inimest nagu Brianid on nagu väga raske leida. Et nendega, minu idee oli see, et ma lähen sinna, vaatan võib-olla, ma ei tea, tunni või 2 või 3, et mis nendega tegema peaks, aga nende idee oli see, et kui ma seal olen, et hakka näitama, mis me teeme. Ja Neid harjutusi ette siis just nimelt. Et ja eks nad algul vaatasid, et mõned asjad nagu kummalised võib-olla, aga nad tegid kõik järgi ja teevad siiamaani. Mitut slämmi võitu sa oma silmaga oled näinud? Õnnetuseks ainult 2 ja Mike. Et eelmisel suvel US Open ja Wimbledon. Olid algusest lõpuni kõrval? Jah. Tunned sa mingil määral, et see on ka sinu võit? Kas tiimiliikmed tunnetavad seda? Ma arvan, et ikka see natukene tunnet, et sa oled selle 2 nädalat nagu hommikust õhtuni koos ja kogu nagu ülejäänud aja ka, et ütleme seal hommikul kell, ma ei tea, 9:30 lähed välja ja õhtul lõpetad siis peale mängu seal kuskil 11:12, et eks ta ikkagi on selline nagu tiimitöö ka suures osas, sest ütleme, et kogu selle aja jooksul seal, eriti viimased 3-4 päeva, kus tegelikult ju kogu see mängijate osa on juba tegelikult sealt Wimbledonist või kõigilt slämmidelt nagu läinud, et seal ruumides siis on jäänud 10 inimest veel ringi liikuma, see kõik on tühi. Ainult väljakust või kui lähed ruumidest välja, siis seal on rahvast palju. Et eks see tekitab nagu natukene teistsuguse tundega selles tiimis sees, et aga kindlasti ei ole seal võimalik nagu sellel tasemel ennast mitte mingit pidi nagu üle tähtsustada, et see, et ta võidab seal vanuses 42 Grand Slami ja on varem võitnud võib-olla, ma ei tea, 19 või 20, et see ongi tema tase. Et on väga hea, et ta need täna võitis, aga see ei ole nagu selles suhtes nagu ühegi teise nagu inimese töö kui tema enda töö. Kaua vennad Brianid mõtlevad veel toimetada? Kui ma nendega 2016 alustasin, siis nad arvasid, et 2016 on ka viimane aasta. Et seal oli piisavalt palju probleeme, et kellel põlv, kellel puusad, kellel küünarnukk ja muud asjad, et 2017 nad mõtlesid samamoodi ja 18 samamoodi ja 19 samamoodi. Et vaatame. Hoobil on nüüd ju puusa liiges vahetatud, et kuidas see üldse nagu reaalselt nüüd uuesti mängida on peale seda, et mida sa temaga tegema pead? Uus puus on ju tugevam. Uus puus on tugevam, jah. Aga teine on siis nõrgem või? No teine jääb ju nõrgemaks, et eks kui ta selle ka ära vahetab, siis saab kaua veel mängida. Aga kas juba tekivad probleemid, et peab kompenseerima kuskilt midagi? Eks need probleemid on ikka nagu nii kogu aeg, et kui ta on ju tegelikult esimene mängija, kes on ikkagi reaalselt tulnud nagu tuurile uue puusaga tagasi ja võitnud mängu ja pärast võitnud ka turniiri. Et ja nüüd siis ütleme Andy Murray peale seda. Et neid, kellel on puus vahetatud ja kes on üritanud mängida, et ega nende hulk on minu teada väga-väga väike olnud. Et ütleme, sellel tasemel tagasi ei ole mitte keegi tulnud. Ja loodetavasti Andil läheb samamoodi. Mis sa taga tegid siis? Eks ta suure osa tööd ikka tegi ise. Aga ma olen alati öelnud, et kui sul on inimesed, kes on nii pikalt ja nii kõrgel tasemel maailma tipus olnud, et ega see ongi teistsugune inimene ja teistsugune andekus ja tase. Et kui me võtame kellegi, kel vahetatakse puuse, kes on maailma, ma ei tea, rankingus olnud võib-olla maksimaalselt 50 või 60, et ega tema tagasi ei tulegi. Et lihtsalt nende see tippude ära kukkumise tase, et kui ta kukub oma tasemelt võib-olla 4 või 5% ära, siis ta on ikka veel tipus.
et see ongi see vahe, et mis nagu nendest teeb nüüd selle väga erilise. Puusavahetus tavainimesel kõlab minu jaoks, et sa teed seda kuskil 60-selt. Sportlaste puhul 40 on see tavaline või? Ei, see väga tavaline ei ole, aga eks kui ta oleks tavainimene ja tahtnud tavainimesena edasi elada, ega ta ei oleks seda nii kiiresti teinud. Et siis ta oleks kindlasti seda natuke edasi lükanud. Aga hetkel siis võtate turniiri kaupa ja aasta kaupa või? No hetkel on küll nii, jah, et nii palju, kui ma olen nagu Maikiga rääkinud, eks nendel nagu unistus või soov oleks nagu mängida järgmise aasta siis Rioni. Rioni, aga Tokioni 2020. Ja siis nagu lõpetada, aga kas nii kaua nagu kogu see asi läheb, et sõltub ilmselt tulemustest, sõltub tervisest, seal on nii palju faktoreid. See tundub mingi ühine vandenõu koos Rogeriga vist. Ja võimalik, ma Rogeri vandenõud ei tea, aga ma eeldan, et ega Rogeril on ka ikkagi eesmärk on Tokyo ja olümpiavõit, et siis võiks nagu lõpetada. Aga Roger, arvestades, kuidas ta täna mängib, siis nagu ta ise ju kusagil intervjuus ütles, et ta mängib nii kaua, kuni ta perekond on sellega nõus ja naudib seda, et nii kaua ta mängib. Praegu käib ta perega käes kinni, seal kõik on nagu nalja täis, tundub, et naudivad. Jah, siis tundub, et naudivad. Minu järgmine küsimus on see, et kaua sa suudad veel Kaiat tervena hoida? Nii tervena, et ta saab sellise graafikuga, nagu ta praegu mängida? See on ka keeruline küsimus. Et eks see sõltub ka, ma arvan, et väga palju nagu pisiasjadest. Ja ma arvan, et võib-olla pigem isegi rohkem sellest, et kui palju Kaia ise suudab selles vanuses ja sellel tasemel veel nagu kannatada ja kas ta tahab. Et kindlasti, kui ta tahaks veel mängida aasta või 1,5 või 2, et ta saaks niimoodi, et ta mängib oma turniiri, jätab mingi aja vahele, ravib ennast. Aga kui sa oled seda teinud terve oma elu, ega lõpus pidevalt nagu mingite väikeste valude tundmine ja mitte saada teha nagu midagi, mida sa tõesti naudid nagu valuvabalt ja täieliku naudinguga. Ma arvan, et see lõpupoole ongi see, mis tegelikult selle nagu karjääri ära lõpetab, et sa tahaks nagu saada seda ühte päeva, kus ma lähen väljakule ja mul midagi ei valuta ja kõik on hästi. Aga kui te teete plaane või kas või räägite unistustest järgmise aastal, mis tahaks teha, et kui pikalt teete räägite? Ühe turniiri. Et võtame, praegu on Cincinnati ja siis vaatame US Openit ja siis vaatame, et mis edasi saab. US Openile minek on selles mõttes ikka kindel, võime rahulikult hingata? Ma ei tea, ta on Ameerikas kohal, et loodetavasti ta ikka jõuab Openini ka. Kuule, aga kommenteeri korra seda, ma tahan küsida korra seda, et möödunud aastal, kui Kaial praktiliselt ei olnud VTA rankingut, Kaia mängis Eestis kaasa Pärnus Merko Estonian Openit, võitis selle turniiri, siis läks US Openile. See oli üle-eelmine aasta. Üle-eelmine aasta, jah. Siis läks US Openile, kaotas veerandfinaalis Serena Williamsile väga napilt otsustavas setis vist 6-4, kui ma ei eksi. Siis ei hoidnud üldse reketit käes jälle, 4 kuud. Paar nädalat enne Austraalia Openit sai hakata tennist mängima ja siis võitis maailma esireketit. No, kuidas see võimalik on? Ei, ta siis ei võitnud maailma esireketit. Siis ta kaotas. Aalepile ta ikkagi kaotas 3 setis Austraalias. Või võitis ta või? Ei, võitis. Kõigepealt võitis, siis kaotas. Ta teise kaotas. Austraalias kaotas, USAs võitis vist oli niipidi, eks. Et eks see ongi seesama, et see hooaeg lõppes ära ja need vigastused või mis tal on, et need ei saanud nii piisavalt kiiresti nagu terveks, kui oleks nagu soov olnud. Et siis me otsisimegi mööda erinevaid arste ja käisime siin mööda, ma ei tea, Pariisi ja muid maailma kohti. Ja eks me sealt öeldigi, et sinna Austraalia Openile nüüd minek, see 2019 minek, mis oli. Et see oli täpselt sellise piiri peal, et tegelikult oleks olnud nagu vajadus puhata veel või ravida ennast veel umbes 2-3 nädalat, et see oleks andnud sellise nagu parema fooni. Aga kui ma täna tagasi vaatan ja Kaia sinna läks, et ma arvan, et see 2-3 nädalat ei oleks tegelikult midagi muutnud. Et ta ei läinud seal rohkem katki, ta jäi mängima ja mängibki selles rütmist, nagu ta praegu saab. Aga see, et ta on võimeline tulema, ma ei tea, peale 3 nädalast või 3 kuust mitte midagi tegemist või ütleme siis mitte midagi tegemist, aga tennise mitte mängimist ja võitma maailma esireketit, eks see näitabki, et kus ta tegelikult oleks võinud olla, kui tal oleks võib-olla elus läinud treenerite ja kõigi muude asjadega natuke õnnelikumad. Sa oled varem öelnud ka, et Kaia on üks andekamaid inimesi, sportlasi, kellega sa oled koos töötanud. Jääd sa siin ka oma sõnade juurde?
mul on üldse õnne olnud, et need sportlased, kellega ma olen töötanud, ongi väga andekad. Et nad on natukene ühesugused, et ja väga, jah, väga see andekad. andekus seisneb töökuses? Ei, see andekus seisneb, Raul Rebase mõiste on ka see, et andekus ei ole see, et kes on 13 või 12 aastaselt nagu füüsiliselt maailma number 1 või mis iganes. Et seal on nii palju faktoreid, aga eks see rohkem on sellist nagu sisemist põlemist või soovi, et sa pead tundma, et ma tahan olla kõigist parem ja siis sa oled nõus tegema selle nimel ka väga palju asju. Ja väga palju asju, mis tegelikult on väga tüütud. Et Kaia ja Gerdi ja Magnuse ja nende kõigi ühine nimetavus täpselt samamoodi nagu Brianitel on see, et edu ei too mitte see, et kui palju tunde ma veedan väljakul selle asja juures, vaid pigem kui palju tunde ma väljaspool väljakut teen selle nimel, et ma oleksin selle väljaku peal kõige parem. Et Mike'il oli ju pikka aega oli Mike Bryan no off-season, oli nagu tema kohta üks sellised nii-öelda laused, et see oli, kui hooaeg lõppes, siis off-seasonit ei ole, puhkeaega ei ole, et ma võtan järgmine päev reketi kätte ja lähen mängima uuesti või lähen jõusaali või lähen kuhu iganes midagi tegema. Et eks see tõigi talle sellele mingil hetkel selle taseme ja selle tulemuse, kus ta on. Et see on andekus. Andekus kombineeritud töökusega? Andekus kombineeritud töökusega ja kindlasti sportlaste puhul ma arvan, et see andekus on väga palju sellist nagu tunnetuslikku poolt, et sa pead aru saama inimesest, kes sinuga töötab, et kas see sobib sinule või mitte ja selle hetke ära tundma. Ja kui sa selle ära tunned, siis laskma teha kõigile oma tööd. Aga pelgad sa ka natukene seda aega, kui Kaia ja Brianid peaksid lõpetama, et tegelikult seal tipptennises tiirelda, ma kujutan ette, on päris omaette kogemus? Ei tea, mõtlen, kui ma olen sel aastal lennanud umbes 200 000 kilomeetrit, ega neid päevi nagu otseselt taga igatsema ka ei jää. Et ei pelga, kindlasti mitte. Tahaksid sa võtta järgmise tennisesti? Et kas ma tahaks lõpmatuseni sellest karussellis kaasa sõita või? Ei taha lõpmatuseni seal kaasa sõita. Aga ütleme, et järgmise tennisisti, kas ma tahaksin seda, seal peab kindlasti nagu nägema, et mis see on, et see ikkagi sõltub väga palju sellest, et milline inimene on, kellega sa pead päevast päeva koos olema. Et selles suhtes, ma ütlen, et mul on olnud nagu õnne, et need inimesed, kes on mu kõrvale nagu sattunud, on olnud niivõrd normaalsed ja meeldivad, kellega sa tahadki hommikul minna ja lähedki hommikul kell 8 välja või 7 või 6 või mis iganes vaja on, mis päev pärast on. Ja teed seda 365 päeva järjest ja lähed sinna iga päev tehes seda hea meelega. Aga kui sulle satub sinna kõrval inimene, keda sa ei taha näha ühtegi päeva oma elus, siis ilmselgelt ma arvan, et ma oleks ammu ära lõpetanud selle, mida ma teen. Aga sul ei ole selliseid inimesi selja taga järjekorda, et kes koputad sulle õlale, et kuule, kaua sa selle Kaiaga, Bobi ja Maikiga veel teed, et me tahaks nüüd sind? Igal sügisel on küsimusi olnud, või mitte igal sügisel, aga alates siis sellest hetkest, kui ma olen Brianitega tööd teinud, on olnud küsimus, et kas me saame sind sügisel alates september, oktoober, november, millal iganes turniirid läbi saavad, et kas sa oled vaba tulema sinna või sinna. Aga tänasel päeval ma olen ka väga konkreetselt öelnud, et ei, et nii kaua, kuni Kaia mängib, et siis teisi naismängijaid me kõrvale kindlasti ei võta ja nii kaua, kui poisid mängivad, ma olen nendega, et mitte mingit nagu... Et naismängijatest on küsitud? Naismängijatest on küsitud, jah. Kirjutad sa nimed pärast meile see paberile? Ei. Kuidas nüüd seda kõike nüüd kokku võtta? Me kindlasti jutu jätkuks veel tundide kaupa ja need teadmisi, mis sinu peas peituvad selle ala kohta, on ka mitme raamatu jagu. Palju sa tunned, et sul on veel sellel alal edasi minna? Skaalal 1–10, kui valmis füsioterapeut sa oled? See on selles suhtes nagu keeruline ütelda 1–10, seal ei ole nagu numbrit. Et kui ma täna ennast 1 aasta ei arendaks või ei õpiks, siis kui ma ütlen, et ma täna olen, ma ei tea, 7 või 8, siis aasta lõpuks ma olen võib-olla 3 või 4. Et see on nagu tegevus, kus sa pead pidevalt hoidma ennast täpselt sellel joonel, nii nagu treening, et kui sa 1 aasta ei treeni, siis su tulemus langeb. Ja teraapias on samamoodi, et kuna täna on ikkagi infole juurdepääs ja mingisuguste tehnoloogiate areng on niivõrd kiire, ka treeningu koha pealt, et need asjad muutuvad nii kiiresti, et treeningsüsteemid näiteks, kui ma alustasin 2006 aastal Gerdiga, siis ütleme,
jah, ütleme 80% need treeningteadmised, mis sellel hetkel olid, vastavad tõele. Aga väga palju oli ka võrreldes nagu selle ajaga on tänaseks päevaks muutunud. Kindlasti mingid põhibaasalused, need ei muutu ja need on samad. Aga muutuvad detailid ja lõpuks see kas sa oled esimene või 10, see ongi kinni detailis. Ja kui sa nende detailidega kaasa ei lähe, siis sa oled mahajääl konkurentidest. Siis sa oled järgmine aasta 10 ja ülejärgmine aasta 100. Palju sa oma nädalast pühendad arendamisele, õppimisele? Ma arvan, et ma töötan umbes 18 tundi ööpäevas keskelt läbi. Teed tööd? Jah. Ja ülejäänud aja? Ülejäänud aeg, see 18-6 jääb magamiseks ka, et ütleme 4-6 vahel ma ikkagi magan ja ütleme, kui on rohkem võimalust mingil ajahetkel, et siis ma üritan ikkagi nädalas vähemalt korra, ütleme 7-8 ka magada. Aga kuna see treenerid või treenitavate hulk on täna nii lai ja nad on kõik nii erineva aja peal, või alade peal, et siis see võtab nii palju aega juba. Ja eks ma üritan selle kuidagi kokku panna. Aga sa oled ise varasemates intervjuudes ka öelnud, et ajad lennujaamades ja lennukites lähevad siis lugemisele ja täiendamisele? No nüüd viimasel ajal ikka magamisele ka juba. Et see on nagu hea rahulik aeg. Mida sa sellest aastast ootad kõige rohkem? Eelmine aasta oli lihtsam öelda, mida ma ootasin. Et eelmine aasta mu nagu eesmärk oli see, et Magnus saaks medali ja saaks ühe Grand Slami võidu kusagil, sest mul ei olnud Grand Slami selles suhtes, nagu ma ei olnud kunagi olnud tiimis või inimestega, kes on Grand Slami võitnud. Et eks need eesmärgid on sel aastal umbes samasugused, et näeks jälle ühte Grand Slami võitu ja näeks ühte medalit kergejõustikus. Aga loomulikult ma nagu ootan juba aastaid, et ehk Kaia mängib välja parema tulemuse, kui ta kunagi varem on mänginud. Poolfinaal? Veerandfinaalist kõrgem, jah. Usud, et me näeme seda see aasta? Ega Prantsusmaal oli ka võimalus. Oli? Et paar lööki siia-sinna, paar punkti, et ega veerandfinaalist edasi poolfinaali oleks olnud täielik võimalus minna. Kaia on kindlasti mängija, kes vääriks oma karjääri jooksul ühte Grand Slami võitu, julgen öelda. Ütleme, Brianid ütleb, et ta peaks olema vähemalt 4-5 võitu, kui nad teda on vaadanud. Et see võib-olla enam ei ole reaalne, aga kindlasti mitte. Äkki on veel reaalne. Aga selles suhtes jah, et eks nad kõik näevad seda, et ta kindlasti oleks pidanud olema kõrgemal kui veerandfinaalis oma elus. Pariisis, kui Kaia läks sinna edasi, et me kolleeg Maarja Värviga arutasime, et kui Kaia peaks võitma slammi ära, kas ta siis lõpetab päeva pealt? See on, ega seda on nii raske öelda, et selline ajahetk, kui sa midagi võidad, võib tekitada sulle motivatsiooni edasi mängida. Aga võib-olla ka tekitada tunde, et aitab nüüd küll. Et ma ei tea. Seda räägitakse, et olümpiavõitja kõige kurvem tunne, kui tühi tunne on see, kui sa oled selle kuldmedali kaela saanud. Et mis nüüd edasi saab? Kusjuures ma ei tea, mis tunne on olümpiavõitjal seda tunnet tunda, aga siis, kui Gerd võitis 2008 ja kui ma seal kõrval olin, siis endal oli küll järgmine hommik tunne, et mis edasi? Tehtud. Jah. Kas Kaial ja Anetil on mingi teoreetiline šanss minna koos Tokyole paari mängima? Seda teab, ma arvan, et see olümpiale peale saamine on suhteliselt niimoodi ühe lausega väga ei kirjelda seda. On Kaia sellest rääkinud? Koefitsendid on... Olümpial tahaks veel käia? Kaia on öelnud, et talle meeldiks mängida olümpial korra veel, jah. Et selles suhtes ma ei tea, mis ta selleks tegema peab, et kas ta peab, seal on mingi ranking ja seal on mingid muud asjad, mis seal nagu arvesse lähevad, aga ta on öelnud, et talle meeldiks olümpial korra veel mängida, jah. Ja kindlasti üks highlight saab olema sul Dohas kergejõustiku mis tunne on, kui Eesti meedia juba kulda kaela riputab? Kulla kaela riputamine on alati hea tunne. See on ikka üldse mitte mingit pinget ju sellest ei teki, et seda on ikka hea kuulda, et kuld on olemas ennem, kui sa kohale lähed. Et odaviske tase tänasel hetkel maailmas on nii, et 5 või 6 inimest võivad visata 90 meetrit, et seal, ma ütlen ausalt, et ma vaatasin noorte MM-i, kus ERM sai hõbeda. Et kui mul oleks tänasel päeval öelda, et kellel oleks olnud kõige suurem võimalus saada Dohast medal, kas Magnusel või ERM-il, siis ERM-i šansid oleks olnud Magnusega minu silmis vähemalt sama kõrged. Sellepärast, et 10-võistluse hetke tase lihtsalt on niivõrd madal. Aga ERM loobus. Et medali kaela riputamine alas, kus kõik on kinni ühes viskes ja konkurents on nii kõrgel tasemel, nii tihe.
võimatu on kellelegi öelda, et kes midagi saab. Millal sa nüüd sinna lennujaama poole teele asud? Täna on mis päev? Esmaspäev? Jah. Sellel nädalal ilmselt. Me soovime sulle palju edu ja pikka karjääri sulle füsioterapeudina ja kindlasti ka veel pikemat karjääri sinu klientidele. Nimetasid selle klientideks? Ei, ütleme sportlasi. Koostööpartnerid. Patsientideks. Patsiendid on need, kes mul laua peal käivad, aga sportlased on ikka sportlased ja treenitavad, et selles suhtes see on nagu midagi muud kui patsiendid. Suur aitäh, et saite aega tulla. Täname meie sponsorid Tallinkid. Käige Tallinki tennisekeskuses mängimas. Võta aga sina aeg-ajalt reket kätte ja leia see aeg, et seda imelist mängu mängida. Aitäh! Aitäh, Riho! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.